uus nädal ja uued asjad on siis toimetada. Autol siis mingid väiksed nipet-näpet asjad vaja teha. Jah. Ja siis on Taugapilsi minek reedel. Üks väikestest asjadest on meil seotud meie ühe uue sponsoriga, kes on siis Suvi Performance. Toodab siis käsipidureid, pedalbokse ja nii edasi, et palju erinevat staffi on tal. Ja meie hetkel vajadus oli normaalse käsipiduri järgi, mis ei vajuks läbi ja oleks korraliku raamiga ja unipalli peal ja nii, et jah. Kõik, kes endale normaalseid käsipidureid tahavad, mitte mingisuguseid Hiina mõttetut kraami, siis Suvi Performance Facebooki lehelt või siis paneme telefoninumbri ja kõik asjad, kust kätte saab siia ja biosse nii-öelda lingi alla ka. Meie hakkame seda paigaldama ja vaatame muud asjad ka üle. Sest et jah, see hooaeg me ikkagi sooviks mingid korralikud tulemused saada, et jah. Stay tuned. No tere! Jälle uus päev, uued toimetused. Tegelikult täna on juba muss peaks. Nii. Jälle muidu mingi rait peale. Ühesõnaga lähen nüüd, sain rehvid kätte rehvipunktist. Seekord ei sõida ekstreemi rehviga me, vaid võtsime teise rehvi, mis siis peaks natukene kauem vastu pidama, kuna Taugapilsi rada on siuke lühike, hästi pika siukse koha peal peaaegu sussutamisega, siis ma kardan, et see ekstreemi rehv läheb keema, ehk siis hakkab mingit tükke pealt välja viskama. Aga kui ma võtan selle Sunfuli, siis kunagi ma olen proovinud, siis see nagu kestis kauem. Üleüldiselt ei ole 2 ringi rehv, nagu on ekstreem. Ja siis saab nagu nii-öelda kauem trenni järjest tegema, me ei pea kulutama aega selle rehvide vahetamise peale, vaid me saame rahulikult trenni teha, rada paika panna sama rehviga ja siis ma võtsingi neid nii-öelda 12 tükki praegu ja saame nendega sõita. Ja nüüd ma lähen Tallinna bussijaama, sest Cargo bussi on tulnud pakk mulle ja pärast räägin siis lähemalt, mis pakk ja kus kohast, aga on jälle üks uus toetaja meil juures, kes aitab meid siis vajaolevate asjadega. Ehk siis üleskutse, kui sa vaatad meie videot ja näed ka näiteks, ma ei tea, meil on mingisugust sinu arvates asja vaja, mingit kompressorit või ma ei kujuta ette mingit rehvipinki või midagi, siis hit up. Me kindlasti oleme avatud igasugust ägedatele pakkumistele, võib-olla äkki sulle drooni meile pakkuda, droon oleks väga vajalik meil videote tegemisel, aitab kontenti parandada ja nii edasi, aga jah, liigun autobussi jaama ja siis saame edasi vaadata, kellega tegu, mis sealt me saime ja nii edasi. Uued Michael Motorspordi mütsid on ka, võite kirjutada, kui tahate meilt saada neid. Homme hommikul kell 8 peaks startima Larsiga. Päris pikk sõit on meil Taugapilsi sinna, nii et jah, toimetamist on, täna pakime asjad ära. Õnneks enamus asjad on juba koos, et ei pea hakkama mingeid asju sorteerima. See esimeseks võistluseks on tavaliselt hästi keeruline see. Ja kui on pikk võistluste vahe, siis on nagu asjad garaažis laiali, aga kuna meil autoga väga palju teha pole olnud, ainult käsipidur paigaldada, Suvi oma ja muud asjad, siis kõik asjad on ühes kohas ja väljad ja rehvid ja tõristad ja kõik see stuff, mis meil kaasas sinna võetud on. Aga jaa, stay tuned. Sain oma hiigusliku paki kätte ja see pakk on tulnud Risanti motopoest, kes siis tegeleb peamiselt igasuguste crossikate tarvetega ja üldse motokaubad nii-öelda. Ehk siis mingi risanti.ee, paneme lingi siia alla descriptionisse ka. Ja meie sealt võtsime siis kanistrid.
sest et kanistreid läheb meil vaja. Te leiate sealt kõike, seal on varuosasi krossikale, rehve krossikatele, õlisi krossikatele, varu mingisugused lisavidinaid ja nii edasi ja nii edasi. Ehk siis valikut on palju, minge vaadake üle ja kindlasti kui teete tellimuse, siis võite öelda, et Michael Motorspordi käest saite info ja saate ka kindlasti mingisugust soodustust. Seega jah, aga ma nüüd liigun garaaži oma kaubaautoga. Staffi on auto sitaks täis ja hakkan toimetama, sest kell 3 juba ja jah, vaja on liikuda igale poole erinevatesse kohtadesse. Nii, seis on nii kaugele jõudnud, et jälle Lars on jõudnud. Meeldib, et ta jõuab. Ma jõudsin ja buss oli täis. Ja kohe oli buss valmis peaaegu pakutud. See on hea. Ja meie uued kanistrid juba valmis. Rehvid, telk, liiga palju varuosi ja kõik asju, mis võib Valgevene piiri ääres perse minna. Ei, meil ei lähe ükski asi perse. Ma tegelikult võiks tühja bussi ja rehvidega minna. Siis me võtamegi kõik asjad kaasa, et perse ei läheks. Jah, loodetavasti. Muidu maha jätad, siis seda ei ole ja siis läheb perse. Tavaliselt niimoodi. Ja auto on siin. Sealt. Ja nüüd on mingid viimased asjad veel, vaatame üle, mida võiks minna vaja Valgevene piiri ääres. Ja siis treila ja auto treila peale ja ega rohkem ei olegi mitte midagi. Õlikorgi vahetan ka ära. See on mingi 3 tundi töö täna. Investeeringud. 3 tundi. Tund aega planeerimist, siis on 2 tundi lahti keeramist ja tunnike veel uuesti kindlust. Siis on enam selge, kuidas see keeramine käib. Siis peaks hea olema. Oled sa valmis selleks? Tair. Seega jah, viimistlused Koitome Porschega ja siis saab puhkama minna, homme vara sõit. Uus päev, uus mälukaart, uus drift, uus ilm, uus tee, uus mees. Vana buss. Vana buss, jah. Uus vana buss. Kõik on uus. Ühesõnaga, meil oli häda. Ma olen eilsest õhtust saadik väga Lars teeb mingid kulmulähivõtet. Ühesõnaga, eilsest õhtust saadik olen mälukaartidega jamanud. Ühesõnaga, üks GoPro jäi garaaži. Kuna ma hommikul ei viitsinud kuskile poodi minna selle jaoks, et mälukaarti enda lasta, siis me läksime nüüd lõpuks Pärnus, ostsime endale teie jaoks mälukaardi, nagu te näete, siis kõik filmib ja me oleme teel Taugavpilsi. Ühesõnaga liitusime Läti piirivalvega ja me lähme Valgevene piiri äärde Lätti. Leedu on ka vist kuskil seal. Leedu on allpool ja Läti on paremal, kui sa vaatad otse kaardile peale. Ja sinna läheb drifti sõitma. No siis me oleme juba 4. korda seal. Ehk siis äge rada on, mõnus siuke väike lühike rada, aga hästi palju saab tandemeid sõita. Ehk siis on nagu kurvide vahelised alad on lühikesed distantsi poolest ja nagu kurvid on ka siuksed nagu pigem järsemad. Üks koht on võits pikem ja loogem ja siis saadki nagu ilusti külje alla ronida hästi kiiresti. Väga erilist vahet ei ole, et mis rehviga sõidad, et iga pill peaks põhimõtteliselt kõigile järgi jõudma ja siis saabki pulli teha, harjutada, võita ja sõita. Äge. Loodame, et meil läheb hästi. Tegelikult peaks hästi minema. Võiks. Meil kõik toimib. Tehnika toimib, auto toimib, sõita hakkab ka toimima varsti. natuke läheb aega, siis hakkab taga toimima ja siis hakkame tulemusi kokku korjama. Eks ju, lähme sõidame sinna, vaata praegu seal pool on kuskil Läti. Mõelda seda teed minnes. Siis jõuame sinna kohale ja siis ma arvan, et räägime edasi teiega. Meil pole vist mõtet praegu vahepeal mingi 6 tundi teha videot. Teeme 6-tunnise video. Ma ei tea, mul pole midagi öelda. Mul ka ei ole. Näeme Taugavpils. No nii, meil läks vahepeal nii kiireks, et me ei jõudnud.
reisil praegu, aga ta ütles mulle, et peate hoidma kaamerat kõrgemal. Ma nüüd hoian. Ühesõnaga trennid said tehtud meil tänaseks päevaks. Tegelikult on veel tund aega, aga ma lihtsalt füüsiliselt ei jaksa enam ja vaimselt ka, sest õues on 34 kraadi. Aga väga halb. Nii palav on, et ma olen 5 ringi sõitnud ja mul on aju täiesti ära kärsanud. Et ma arvan, autotempo on mingi 100 kraadi ja aga trennid läksid hästi. Esimene ring oli nagu ikka, ma ei mäletanud, mis see sisenemiskiirus on. Siin on sisenemine ja ma ei mäletanud, et kus kohas siseneda, mis kiirusega ja nii edasi, aga nüüd sain raja paika ja Lars ütles, et kõik lipid on käes ja sisenemine nii-öelda see esimene ninakoonus, mis seal on, selle sain ka nagu teada, et mida ma tegema pean. Ehk siis jah, nüüd on lihtsalt homme on ka trenn, nüüd ma lihtsalt vaatan natuke teiste sõite ja hingan ja et ma ennast täitsa ära tapaks ja siis saab homme ka väikse trenni teha ja siis saab juba kalle teha ja aga ilm on homme täpselt samasugune, nii et õudne, tappev ilm. Ja ma saan aru jah, et ma panen talle väikse pandi sisse, vaata. See on väljas täiesti. Mingi tegelane vehib siin auto ees, ma ei tea, mis ta viga. Tere päeva vehkinud siin, ma ei tea, mingi probleemid. Vaigel, kuhu me läheme? Paraadile. Meil siin traffic on. Teeme väikse paraadi kuskil, jah? Aga jah, paraadile lähme. Näitame, et me oleme veel elus. No nii, järgmine päev. Palavam kui eile. Palavam kui üleeile. Aga boks on meil lahti tehtud ja väiksed parandused siin, mingid asjad valmistamised ja streetil hakkavad kvalifikatsioonid praegu ja siis on meil veel paar tunnike trenni ja siis saame ka kvalifikatsioonidega alustada. Jube palav. Pikutad siin? Panen talle Estlane kohvriprillid kätte, sa näed maskeeringuga. Ootame kvalifikatsioonipunkte, mõlemad ringid said sõidetud, üks ühtepidi parem, teine teistpidi parem, aga noh, tornist meist keegi ei näinud seda välja arvatud läbi kaamera silma ja sealt tundus okei, aga lõpuks otsustavad ikkagi 3 lätlast selle ära, et kui hea ma olin ja kas ma üldse olin ja nii edasi. Aga punktid on ilmselt olemas. Klipid olid enam kõik vist käes või?
Lars vaatas rohkem maad chillit. Ma vaatasin neid kahte ülekannet, et mõlema sõiduga olid klipid ilusti olemas. Sõidukiirus oli natukene teine kahe sõidu vahel. Minu arust entry oli teisega parem, see sai ilusti selle koonuse täpselt nii palju kätte, et see koonus oli siis niimoodi kõikuma, midagi ümber ei löönud, lihtsalt väike touch. Ja siis tundus, et see trajektoor oli tsipa parem. Aga ma ei tea, meil on üsna tihti olnud siuke olukord, kus me vaatame, et teine ring oli parem ja siis pärast punktitabelilt on hoopis asjad teistpidi, et ma ilmselt ei jaga lätlastega väga arvamust selle drifti osas või siis ma lihtsalt ei saa aru, mis siin tegelikult toimub. Aga ma arvan, et me saame ikkagi hea skoori. Meil oli siin see kommentaator ise ka elas meile kaasa. Midagi ta karjus vene keeles, päris täpselt aru ei saanud, aga tundus, et oli hea, mitte halb, nii et ma arvan, et rahvale ka meeldis see sõit. Üldse eestlased panid päris hästi. Piiroja oli tubli, Viinapuu oli tubli, Aasma sõitis hästi, näed, Aasma läheb sealt kohe. Käsipidur töötab. Suvi Kässer on, nagu ma aru oleme saanud, on hea. Juba mingid mustad jooned on peal, käigukangiga oled löönud joone juba ilusa käsipiduri peale. Aitäh! Armid teevad võistlusnööd. Jah, aga no ma ei tea, ärme siis tee praegu 20 minutilist videot, teeme 3 minutilised, varsti on meil tagasi. Tandemsõit on ka tehtud nüüd lõpuks ja kahjuks pidime alistama lätlasele, aga oli väga hea vastane, pakkus tugevat konkurentsi. Mis peamine, me suutsime siiski säilitada, või ühesõnaga mina suutsin säilitada oma eessõidu, ei hakanud mingisugust käkerdamist tegema, vaid sõitsin ideaalselt kvalifikatsioonijoont ja järgi sõitsin nii, kuidas suutsin ja jah, seekord nii, iga päevaga areneme, seekord oli kvalis juba 3. koht ja tulemus oli väga hea tegelikult. Nii et vaatame järgmine võistlus edasi, oleme stabiilselt kogu aeg võistlustules ja auto on põhiline, mis on hea praegu. Peab vastu, ei ole mingit probleeme, me ei ole 3 võistluse jooksul mitte kordagi väga mingisugust suurt remonti teinud, nii et mina olen väga rahul. Kõva võistluspäev oli lätlastega siin kurkimade kuju. Ja ka jah, järgmine võistlus on juba 6 aja pärast ja Kulbiloos, nii et näeme seal.